Halloo! Tere Mooste! Tere Vinaua! Eikki Ainsalu kuultel, jah? No ikka. No vot, nüüdseks on see kuu juba täna 17. kuupäev, aga nüüd kas järgmine või mis nädal sa lähed Soome esinema? Kuule jah, 23 juba. 23, jah. Räägi, kuidas ettevalmistused lähevad selle Soome esinemiseks? Kuule, mis siin ikka paari uue looga lähen seal ka. Siis muidugi need kõige nõutamad laulud. Ja kuna Soomes esimest korda siis tuleb vägev show neile sinna, kes kohale tulevad. Nii et 23. Espoos Katariina Romantola peopaigas ja pidu, tähendab uksed avatakse kell 6 ja pidu saab alguse kell 7. Millised need kõige nõutamad lood siis on? No ikka Metsamaja ja pidupäev. Ahah. Ja vist oli mingisugune asi ka, et sa üritasid saada mingisuguse raadiojaamadega, et väikest reklaami, aga et need ei teinud välja või? No tegelikult jaa, ütleme, et ikka tahaks, sest see peokoht on väike ja seal lähebki piletid müüki ainult 50. Mina ise ei ole nagu seda piletihinda, ütleme seal nagu paika pannud, et selge see, kui on vähem pileteid läheb müüki, siis on see suurem hind. Ja seal ei olegi midagi minul kosta, aga ma panin omalt poolt nagu väiksema piletihinnaga sooduspiletid müüki, nii et need on praegu saadavad. Minu lehel on kõik info ilusti ennast üleval. Ja siis praktiliselt tahtsin et Finest raadiojaam teeks ka omalt poolt natukene promo. Ei tahtnud sisse osta seda reklaami. Nii et Finest FM raadiol on siis 500 eurot, on siis siuke väike piletimäng sõnaga või? Jaa, et tuli siukene vastus, et olgem ausad, ma ei tahtnud, et nad reklaami teeksid, vaid ma tahtsin, et nad mainiks paari sõnaga sellest üritusest, kuna neil on väga palju eestlasi raadiokuulajaid. Et siis, ütleme, soovi saates oleks võinud ju ära mainida ja kui keegi, ütleme, no igatahes ma oleks andnud välja ka tasuta piletid tänutäheks selle eest, et see ju ei oleks võtnud nagu tükki küljest ära, aga jah, tuli nagu kiri vastu, et 550 eurot, et siis nad on nõus reklaami tegema. No see Enari Maiste, jah, see on see raadiojaama vist juht või? No ma ütleks niimoodi, et see Finest FM ei kõlba viimasel aastal mitte karupeerse ka ühesõnaga, et kunagi paar aastat tagasi oli täitsa normaalne raadio, mängid isegi meie lugusid ja soovisaates sai kirjutatud, loeti tervist eetrisse, nüüd mitte midagi enam, et see võiks üldse maa pealt kaduda see raadio. Minu, ütleme, nende fännide seas on küll väga palju neid, kes Soomes elavad, aga jah, kahjuks ma nendeni kindlasti ei jõua, sellepärast, et reklaami taha jääb ja olgem ausad, siis paljud ei teagi, et Seiki siis Soomes 23. esineb. Kas seal Soomes mingisugune sükene väliseesti ajaleht ka on, ei ole? Ta ei ole nagu väliseesti, aga ta on eestlaste poolt ikkagi nagu see peopaik on toimima seal pandud, et Eesti artistid ja ansamblid ja esinejad seal nüüd ka esinemas käivad. Ei, ma mõtlen seda, kas Soomes sükene eestlastel mingi ajaleht ka ilmub seal, ei ole, kui Rootsis on mingisugune eestlaste ajaleht? Midagi ma olen kuulnud, aga ma ei ole kindel, sest ei ole nagu seda aega uurimistööd ka teha ja olgem ausad, neid kohustusi on nii palju, et lihtsalt ei jõuagi kõigega tegeleda. Nii et siis kutsume kõiki siis, mis kuupäev see nüüd oli ka aprillis, 23. aprill Espoosse. Et järgmise laupäeva sõnaga siis, jah? Lavantola. Igases selle peoinfo on DJ-gi lehel üleval üritustel, on kohe event ja siis, kes tuleb suurema seltskonnaga, siis palun väga, et olen nõus ka see soodustust veel tegema.
peaasi, et rahvale meeldib ja peaasi, et ütleme, rahvas kokku tuleb, et ma ei läheks sinna suurt raha taga ajama, vaid pigem olla inimlik ja saada head promo ja teha ka neile seal suurt rõõmu. Kas sa oled esimest korda Soomes või oled sellega välismaal käinud Soomes ja kuskil esinemas? No, on olnud laevadel siukesed väiksemad esinemised, aga ütleme niimoodi Soomes, jah, Soomes ma, et muidugi sealt, ütleme, piirist olen üle, ütleme, kas ühel pool või teisel pool seal Läti piir või, et olen küll varem ka käinud, aga ütleme, Soome on nüüd esimene kord, et Soome on ju väga palju oodatud ja miks mitte siis, et seekord sai hea sõna öeldud. Nii et mingem kõik siis Soome peale Tiitseiki etteastet vaatama. Sinu CD-plaadi kaasa, et muideks sinu CD-plaat, kui kellelgi on seal huvi, siis on see täitsa saadaval, et esimest korda Soome. No vot, väga tore. Ja siis on 13 mai on vist... Niimoodi. 13 mai on erapidu vist Zodiagis või oli vist niimoodi, jah? 13 mai on jaa, aga 6 mai on Leroy Eestis ehk siis Kanadast supermuusik, laulja, kellega me anname ühiselt, ütleme, ei saa ütelda kontserti, aga tema küll annab kontserti Zodiagis, nii et ka need piletid on eelmüügis tulekul siis ka Zodiagi lõpupidu. No vot, kas sa praegust ei taha veel üllatusesinejast veel rääkida? No ma võin juba üllatusesineja välja hõigata, et leppisime täna kokku ja Maie Parrik siis ka, ütleme, lammutab Zodiagi laval viimasel peol, nii et paneme väärika punkti. No vot, ja ma usun, et eks Maie Parrikuga tuleb koostöö veel edaspidigi, eks ole, et tema on kindlameelne inimene vist võrreldes mõne teise artistiga seal, kes su putis on. No ma loodan, sest mina annan enda poolt parima ja tegelikult, ütleme, kui inimene oskab koostööd teha, oskab hinnata minu tööd, siis on alati meeldiv ja see koostöö ju ikkagi kestab aastaid, nii nagu sinuga. Nii et loodame, et ehk tuleb sinna lõpupeole ka siis Daami Libe oma selle märgatud Eestis või mis suvesaade tal seekord olla võib, aga nii et see... No, siis pole ka midagi hullu, et igastest Daavin on teada antud ja kui Daavil aega on, viitsimust on, siis miks mitte, et on ta alati oodatud. Oled sa nüüd mingi uue laulu ka teinud veel vahepeal? No uusi laule tuleb, et ma ei hakkagi praegu siin midagi, ütleme, välja hõikama, pigem see jääb inimeste üllatuseks, et siin 3 oleme Valgas, Yes ööklubis ja siin tuleb veel teisigi üritusi, et tasub jälgida reklaami, tuleb kohale tulla ja siis inimesed avastavad ise juba neid uusi laule. Ja kui nüüd lühidalt öelda seda, et kui mõnid küsivad, et kas Arnold Oksmaa ka esineb pundis ei esine enam? No mina ei ole isiklikult temaga vaata, ütleme, mingit, ütleme, nagu kanal kitkuda, aga praktiliselt tundub, et tal ei lubata meil koostööd teha, sest kunagi sai välja pakutud ka temale see Zodiagi lõpupeol esinemine. Tal lubas mulle teada anda, ta on siiamaani teada andnud ja ma ei pressi peale, kui ei taha, aga see näitab üles just, ütleme, Lea suhtes seda austust ja rahva suhtes, sest kui lähed ikka lavale ja mõtled ainult rahale, siis ütleme, olgem ausad, siis ei ole mõtet sul enam seda tööd teha. Et kuskil on ka piirid ja inimlikkus ja ütleme iseendasse, ütleme ikkagi, ütleme rahva usaldus, et kui see kaob, siis praktiliselt maabki ka sinu, ütleme, see ei ole enam inimlik, kui sa, ütleme, lähed ja mõtledki, et ainult suurtele summadele ja rahva peale ju tegelikult sellega üldse ei mõeldagi, et siukesed artistid on. No selge. Kui sa oled konkurent, siis ju konkurentid ju lükatakse eemale. Nii selge, lõpetame selle kõne siis praegu ära, 10 minutit hakkab täis saama, nii et soovin sulle jõudu, tervist ja edu siis Soomes esinemiseks. Ja kohtume taas. Tänud ja kohtume varsti. Tšau!